Ma vahel ikka imestan, kui palju me võime olla oma mõtetesse ära kadunud ja tegeleme mineviku või tuleviku sündmuste ja nendest tulenevate emotsioonidega, et unustame selle täiesti, kus me parasjagu oleme. See on olnud ikkagi päris ehmatav, kui ma kõnnin tiheda liiklusega tänaval ja ühel hetkel avastan, et oi, ma polegi üldse märganud, kuidas ma juba sinna jõudsin, kus ma parasjagu juba olen. Ja ehmatav oli just see aspekt, et ma polnud üldse teadlik, kuidas ületasin sellel teekonnal väga ohtliku ristmiku. Ma ei ole autojuht, aga sama asi võib juhtuda ka roolis olles. Oma mõtete ja emotsioonidega hõivatud olemine võib reaalsuses vägagi ohtlik olla. Kas sulle meenub mõni selline olukord lasteaias tööl olles? Väikeettevõtjana ja ema rollis on hetkesse tulek ja kohal olemine päris suur väljakutse, sest käib ju pidev võidujooks ajaga ja erinevate tegevustega žonglöörimine. Ka ma olen nüüd juba peaaegu 6 aastat praktiseerinud erinevaid tehnikaid, et juhtida ise oma tähelepanu, tulla hetkesse ja vabastada pingeid. Ilma nende tehnikateta ei suudaks ilmselt vastu pidada. Ja lasteaeda tööle minnes ma tegin otsuse, et seal pühendan ma oma tähelepanu lastele ja oma isiklikku elu lasteaeda kaasa ei võta. Lastega koos olles ma teadlikult ei mõtle selle peale, mida täna õhtusöögiks teha või ei planeeri mõnda sündmust või üritust. Kuid suures grupis ikka tuleb ette, et mu fookus on kas ühel väiksema grupi laste tegevuse peal ja selja taga toimub mõni intsident. Või siis, kui näiteks heliseb mu telefon ja mu laps palub mul vaadata bussi aega, sest tal endal pole nutitelefoni ja samal hetkel kuuled karjatust või mõnda suurt tundepuhangut ning ei märkagi, et mis täpselt juhtus. Nii et jaa, ikka tuleb neid olukordi ette. Mulle tundub, et me oleme õppinud olema efektiivsed ja tegutsema mitme asjaga korraga, aga sellisel juhul ei ole kohalolu võimalik. Meie tähelepanu saab ju olla korraga vaid ühel asjal. Lihtsalt õpime väga kiirelt oma tähelepanu ümber lülitama ühelt tegevuselt teisele. Ma arvasin varem, et selline sisemine sagimine on normaalne, et täiskasvanu elu lihtsalt ongi selline, kus peas jookseb kogu aeg 10 asja korraga. Planeerid midagi ette, meenutad midagi eelmisest päevast, vastad samal ajal kellelegi ja püüad veel kohal ka olla. Alles hiljem hakkasin märkama, kui väsitav see kehale tegelikult on. Istud küll päeva lõpus diivanil, aga sisemine pinge ei kao kuhugi. Õlad on pinges, lõug on märkamatult kokku surutud, mõtted keerlevad peas edasi ka siis, kui ümberringi on tegelikult lõpuks vaikus ja magama jäämine, no see tundub lausa võimatu. Üha enam hakkab selgeks saama, et öine uneaeg ei ole taastumiseks piisav. Aga kahjuks ei mõjuta ainult mind ennast, et lastega töötades ei saa oma sisemist seisundit väga kaua peita. Lapsed tajuvad üsna kiiresti ära, kus mu tähelepanu on, kui see on kuskil mujal. Nad saavad aru ka sellest, kui mu keha on pinges, isegi siis, kui püüan rahulikult rääkida. Laste vahetu tagasiside on olnud minu jaoks üks suuremaid märguandeid ja nii-öelda korrale kutsuja, sest meie kohalolu tegelikult mõjutab väga palju seda, kuidas lapsed meie kõrval ennast tunnevad. Ja kui harva meile üldse õpetatakse, kuidas oma tähelepanu teadlikult hoida, kuidas ennast märgata, kuidas emotsioonidega toime tulla või sisemiselt päriselt kohale tulla ja jääda. Kuidas sina oled seda kõike õppinud? Ma olen täiesti nõus. Lapsed on nagu see andur autol, mis teelt kõrvale kaldumisest märku annab. Ja eks kogu teekond olegi alguse saanud minu iseenda vajadustest peale oma laste sündi. Sellel hetkel, kui ma märkasin, et ma ei soovi oma lastele edasi anda käitumismustreid, mille olen ise oma lapsepõlvest kaasa saanud, siis hakkasingi otsima, mida ma saan ette võtta, et teisiti osata.
Minu jaoks on samuti olnud lapsed suurimad õpetajad ja sealt tulenevalt siis iseenda sees rahu otsingutega jõudnud mediteerimise, vaikuse minutite ning erinevate ennast toetavate hobide ja praktikateni. Mind on innustanud jätkama see positiivne kehaline ja olemuslik kogemus, kui palju energiat ja rahulolu annab see, kui saan oma mõtted ja tunded nii-öelda kõrvale panna. Selles hetkes ei ole nendel tähtsust, ei ole tähtsad varasemalt toimunul või hiljem siis tuleval ning ma saan 100% keskenduda sellele, mida parasjagu tegemas olen. Olgu selleks siis lastega mängimine, laulmine, sõbranna või kolleegiga rääkimine, looduses jalutamine ja nii edasi. Ja samas tuleb ikka nii palju neid olukordi ette, kus mingisugune emotsioon lihtsalt tuleb ja tuleb esile ja raskendab siis muuga tegelemist ja sellele keskendumist. Eriti hoogsalt jäävad need emotsioonid ketrama, kui sellega kaasnevad situatsioonid ehk lood ei unune. Aga mida siis teha nende emotsioonidega? Lapsepõlvest nii vanematelt kui ühiskonnast olin õppinud emotsioone alla suruma. Kannata ära, mine edasi. Aga nüüd hilisemas eas ma saan aru, et tegelikult keha mäletab kõike ja tahame või mitte, mida rohkem on alla surutud tundeid, seda rohkem on käivitusmomente. Piisab pisiasjast, et kõik need alla surutud emotsioonid taas paisu tagant välja pääsevad. Ja siis imestan, et miks ma reageerin üle olukorras, mis tegelikult ei olnud üldse nii suur. Kuidas sina sellega kõigega toime tuled? Mina mäletan seda õhtut väga selgelt, mis on nüüdseks siis umbes 6 aastat tagasi, kui mulle neid emotsioonide vabastamise tehnikaid tutvustati. Ja ma sain kohe samal õhtul seda tehnikat ka praktikasse panna. Et varasemalt olid õhtused laste magama panekud minu jaoks ikka väga keerulised. Ma olin õhtuks väsinud, lapsed ülemeelikud ja ei suutnud koostööd teha. Kuid peale seda, kui ma võtsin kasutusele stopp-tehnika, oli minu suureks üllatuseks see, kuidas kohe esimese korraga see mõjus. Ma suutsin lasta lastel paar minutit trallitada. Varem oli see täiesti mõeldamatu. Ja peale seda, kui nad olid paar minutit siis trallitanud, sain ma rahulikult neile öelda, et teate, et ma olen nüüd väsinud ja ma soovin magama minna. Ma soovin, et mu voodi jääks terveks, palun hüppame põrandal. Ja kui ma veel pakkusin juurde, et kas soovite, et ma loen enne voodisse minekut teile raamatut, siis tulid lapsed väga kiiresti koostööle. Et ma muidugi ei taha luua nüüd illusiooni, et see ongi nii lihtne, et ühe korra vabastad ja siis kõik elu muutub. Et kõik sõltub ikkagi olukorrast ja sellest triggeri suurusest. Et vahel on vaja 5 korda enne vabastada selleks, et suuta keerulisemas olukorras rahulikuks jääda ja sealt end läbi juhatada. Aga veel üks hästi selline ehe ja meeldejääv näide on lasteaia kogemusest, et kus meil oli üks laps, kelle emotsioonid võisid võtta üle kogu ruumi. Ja see oli nagu päris keeruline alguses. Aga ühel hetkel, kui ta lubas mulle ennast sülle võtta oma raskete tunnete ajal ja siis ma kiigutasin teda kergelt ja tegin selle stopp-tehnika temaga koos läbi, jäi lapse keha kohe rahulikumaks. Ja siis ma tegin seda veel 3 korda ja laps lihtsalt hüppas rõõmsalt mu sülest maha ja jooksis rühma tegutsema. Ja peale seda me temaga võtsimegi selle tehnika kasutusele ja juba rääkisin talle täpsemalt, mis ma teen. Ta hakkas kaasa neid tegema, ta rääkis oma tunnetest, oma emotsioonidest, kus need on, mis värvi need on ja niimoodi me neid lahustasime ja see oli nagu hästi-hästi võimas, kuidas ta selle endale kaasa võttis ja kuidas see teda toetas. Aga muidugi mitte iga lapsega rühmas ei saa seda kasutada, sest mitte kõik lapsed ei ole selleks valmis. Aga kui laps lubab end oma suurte tunnete ajal mul ennast sülle võtta, siis ma alati kasutan seda. Isegi kui laps ei tea, mida ma teen ja ta ei tee seda tehnikat kaasa, siis see minu energia rahustab ja aitab need emotsioonid läbi juhtida. Mulle endale on samuti tuttav see stopp-tehnika ja mulle meeldib selle juures kõige rohkem see, et me ei tee neid emotsioone, tundeid, mida me parasjagu kogeme, valeks,
selles hetkes, vaid me lubame päriselt mõneks sekundiks seda täielikult täie rauaga tunda, kogeda ja siis ta saab lahustuda ja lahkuda. Et see ei ole nagu midagi sellist, nagu varem ma olin õppinud neid maha matma ja ära peitma ja mitte tegelema nendega, aga see, et ma lihtsalt aktsepteerin seda tunnet 100% ja siis ta saab lahkuda. Ja ma olen proovinud erinevaid tehnikaid ja kasutan igapäevaselt ka ikkagi jätkuvalt in-joogat ja eterlikõlisid ja liikumist, aga väga sageli olen ma just seda peatamise tehnikat kasutanud just seetõttu, et see ei vaja lisa selliseid vahendeid, et seda sooritada ja ta on kiire ja efektiivne. Ja just see, et ma saan seda sooritada ükskõik millises keskkonnas, kas või teiste inimestega samas ruumis olles, nii, et keegi teine ei saa isegi aru, et ma oma sisemust korrastan. Nii et väga-väga soovitan seda proovida järgi. Ja Eestis on tegelikult mitmeid eksperte, kes siis õpetavad seda teadvust praktiliselt kasutama lihtsate tehnikate kaudu. Noh, üks nendest siis on näiteks see stopp-tehnika, eks ju. Ja meie kutsusime ühe nendest ekspertidest siis virtuaalsesse stuudiosse külla. Ja selleks on haridusuuendaja ja koolitaja Marika Aalja, kellega koostöös sünnib uus minikursus lasteaiaõpetaja, sisemine tasakaal ja enesejuhtimine. Minikursus räägib tähelepanust, emotsioonidest ja enesejuhtimisest ning saab õppida selgeks mõned tehnikad, mida saab oma igapäevatöös kohe rakendada. Minikursus toimub juunikuus ja koosneb 3 40-minutilisest kohtumisest Zoomis. Esimesel kohtumisel vaatame, kuidas juhtida oma tähelepanu, vähendada vaimset väsimust ja säilitada fookust ka kiiretes olukordades. Teisel kohtumisel õpime märkama oma reaktsioone, juhtima emotsioone ning pidurdama negatiivseid mõttemustreid enne, kui need võtavad juhtimise üle. Ja kolmandal kohtumisel teeme ausa inventuuri sellest, kus sa täna oma elu juhtimise ja energiatasemega oled. Kaardistame järgmised konkreetsed tegevused, mis toetavad sinu sisemist tasakaalu ja aitavad liikuda ennast hoidva elu suunas. Ja meil on hea uudis, ehk siis kõik need kohtumised, nendel kohtumistel osalemine on lasteaiaõpetajatele, abiõpetajatele, assistentidele tasuta. Ja järelevaatamise võimalus on siis ainult virtuaalse stuudio Selgus ja Rõõm liikmetele. Nii et sa saad valida, kas tuled kohale, saad tasuta kuulata või tule meie virtuaalsesse stuudiosse ja sa saad omal ajal neid kõike järgi vaadata ja proovida. Ja kas see on midagi sellist, mida sina saad oma igapäevatöös siis kasutada. Igal juhul, kui sa tunned, et sa vajad enne suve veel rohkem sellist sisemist rahu ja iseenda kuulamist, siis sa oled südamest oodatud osalema. Rohkem infot ja registreerimislingi leiad video alt kirjeldusest. Ja kui sul tekib küsimusi selle minikursusega seonduvalt, siis võta julgelt ühendust ja kohtume minikursusel.